käisime külas noorteorganisatsioonil ISEC ja tõime kaamera ette ühe liikme Villu. Villu, räägi, mida oled elu jooksul ette võtnud? Koolis ma olin Tartu poistekooris, laulsin, sealt ma sattusin Vanemuise teatrisse, seal tegelesin muusikaga. Siis mingi hetk hakkasin ma tegelema orienteerumisega, metsajooksuga. Siis sealt liikus muusikakooli trompeti peale, mängisin trompetit orkestrites soolopillina. Siis sellest sai mingi hetkel huvi fotograafia vastu, tegelesin loodusfotograafiaga. Fotograafiast sai üks poole kohaga töö, mis muutus siis luksepatööks. Sellest edasi mingi hetkest sai gemoloogia, vääriskivi teadus, sealt sai Kullassepaadus kuidagi pidi. Tööl käimisest sai ülikool ja ülikoolis sai ISEC ja siis sai sellest ürituste korraldamine ja siis sellest sai tiimijuhtimine, müügitöö tegemine, siis sellest sai kuidagi pidi, sai koolituste tegemine, noorte õpetamine. Täitsa toimekas noor, aga kas see on alati nii olnud? No, minu gümnaasiumiaasta möödasid niimoodi, et ma 10-11 klass käisin koolis, 11. keskel mul tekkisid probleemid. Probleemid olid sellised, kuidas ma ütlen, hingelist laadi võib olla. 11. kuskil keskelt, ütleme nii, tulin nagu tegelikult tulin juba koolist ära, et lõpetasin tänu sellele 11. klassi, et mul oli lihtsalt eespool olid head hinded ja ülejäänud tulid 2-3 järgi ja siis sain kokku keskmise hinda, sain 3 ja lõpetasin ära 11. viidi üle. Ja kui ma 11. alguses kooli läksin, siis ma umbes käisin seal vast mingi paar nädalat olin ära käinud ja ma tundsin, ma iga hommik pean ennast ajama nagu peksma ülesse või nagu ma ei taha minna sinna. Ma ei taha minna, iga hommik oli see nagu siukene võitlus, nagu füüsiliselt oleks valus sealt nagu sinna kooli minna. Ja siis ma otsustasin, et tuleb ära tulla lihtsalt. Ja tulin ära keskkoolist, läksin tööle. Ja siis lõpetasin järgmine aasta kooli töö kõrvalt, käisin õhtukoolis. Ja siis tulin ülikooli. Ja siis selleks ajaks umbes sain oma asjadest nagu enam-vähem üle. Need kõrvaldasin need mõjurid, mis nagu tekitasid minus neid halbu emotsioone. Ja siis ma lihtsalt mõtlesin, et mingi hetk, et kaua nagu võib, et tahaks nagu mingit elada ka, et kaua ma nagu lahkan oma mingeid probleeme ja mõtlen selle peale, kuidagi ikka halvasti kõik on, et tahaks nagu elada ka vahepeal. Et kõigil on probleemid, et sa ei ole ainult inimene maailma peal, kellel nagu halvasti on midagi või et kellel on, ma ei tea, halb lapsepõlv on või kellel vanemad lahutatud on või mida iganes muud. Elu on lihtsalt niivõrd huvitav tegelikult. Ma olin sel hetkel luksepp ja meil oli see töö, mida väga paelus, see oli väga huvitav minu jaoks, ma sain midagi oma kätega ära teha nagu reaalselt, mitte lihtsalt midagi abstraktset, vaid pärast tulemus oli kohe nagu käe katsutav. Ja eks see andis ka nagu, et ma tegelesin asjadega, mis mind huvitasid ja see andis ka nagu energiat ja jõuda juurde. ISEC Tartu president Erik Raudsepp Villu kohta. Ta kindlasti mõjub selliselt hästi inspireerivalt ja sellise eeskujuna. Teisalt, kuna Villu on ise selline väga kõva tegija ja ambitsioonikas, siis osadele võib ta mõjuda võib-olla natuke vastupidiselt, et kauge ja kättesaamatuna. Aga ma soovitan kõigil inimestel leida see asi, mis teile väga meeldib ja teha seda täiega. Enda väe taasleidmine on viinud Villu Rumeeniasse noori õpetama või näiteks Tartus Balti-Hiina ärikonverentsi korraldama. Villu, kui saaksid aja tagasi pöörata ja anda nõu sellele noorele, kes olid seal keskkoolis, püüdes leida enda seda valdkonda, enda kirglikku valdkonda. Millist nõu sa sellele noorele ise endale annaksid, et oma kutsumust leida? Siis kui ma näen mingit noored, kes nagu tuim latikas, et nägu ei ole nagu sära, siis tahaks nagu raputada, et ärka üles, maailm on nii põnev ja see elu lihtsalt läheb sust mööda, kui sa ei tee midagi.